Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada kaalu. Siin laua peal on kaalu ehitamiseks sobivamateks materjalideks need vedrud. Korralikul vedrul on see hea omadus, et see venib väga ettearvatavalt. Kui me näiteks selle vedrule asetame mingisuguse raskuse, siis samasuguse raskuse korral see sama vedru peaks venima ju alati sama palju pikemaks. Kui sellel vedrul juba on mingi raskus peal ning me lisame selle sama raskuse, siis ta venib jälle täpselt sama palju veel pikemaks. Ehk siis vedru venimine on lineaarses sõltuvuses selle raskusega, mis on sellele asetatud. Vedrude iseloomustamiseks kasutatakse sellist väljendit nagu vedru konstant. See näitab, mitu newtonit on vaja selleks, et vedru 1 millimeetri võrra venitada. Ning see lisatavate newtonite hulk on alati sama, sõltumata sellest, kui pingul see vedru juba on. Eeldades muidugi, et me seda vedru päris katki ei tõmba. Kuid kaalu ehitamiseks ei piisa vaid heast vedrust. Vaja on ka raami. Kodutöö on mul muidugi tehtud ning kaaluraam näeb välja selline. Siin on mõned puulatid ning nende kahe vahele on ühendatud vedru. Ja hinge abil saab see raam niimoodi laiali vetruda. Olen ehitatud raami jala peale. Nüüd siia aasade külge hakkan raskusi riputama ning siin otsas olev seier näitab meile seda, kui palju raskust siis kaalu peale pandud on. Kuid veidi on vaja seda kaalu siiski täiendada. Lisame siia joonlaua selleks, et saaksime mõõta tulemust täpsemalt. Ja tänu sellele joonlaule saame me nüüd näha, mitme millimeetri kaugusele on vajunud kaaluseier. Kuid kaal peab näitama meile kilogramme, mitte millimeetreid. Seega on meil vaja kindlaks teha suhe, mitu millimeetrit vastab 1 kilogrammile raskusele, mis siia kaalule asetatakse. Ehk siis lihtsalt öeldes see kaal tuleb kalibreerida. Kaalu kalibreerimiseks on mul kasutada see 5-kilone kaaluviht. Kui selle vihi siia kaalu külge asetan, liigub seier allapoole ning kuna mass on teada, siis saan ka arvutada välja selle, mitu millimeetrit vastab 1 kilogrammile raskusele. Kuid enne veel, selleks, et siia kaalul oleks lihtsam raskuseid asetada, võtan kasutusele karabiinid ning panen ühe iga osa külge. Aasasid on siin kokku 3 ja peagi seletan, miks niimoodi. Ja kaal on nüüd valmis kalibreerimiseks. Esmalt märgime üles, mis on nullnivoo, ehk siis kui siin kaalul ei asu mingisugust raskust, siis mitu millimeetrit on see alla vajunud. Hetkel näeme, et joonlaud on 198 millimeetri peal. Tähistame siis seda pikkust L-iga ning selle nullpunkt ehk siis L0 on 198 millimeetrit. See nullpikkus tuleb edaspidi alati lahutada tulemusest, sest see vastab 0 kilogrammile, mis siia kaalu otsa asetatud on. Kuid nüüd selgitan, miks on neid karabiinidega aasasid siin 3 tükki. Nimelt on meil ülesanne ehitada kaal, mis suudab mõõta 500 grammist kuni 15 kilogrammini, ehk siis see vahemik on väga suur. Kui ma kasutaksin ainult seda aasa, siis väga raskete asjade riputamisel võib see kaal jääda liiga lahjaks, ehk siis see vedru ei pea enam vastu, kuid kui väga kergeid asju riputada, siis võib see kaal liikuda niivõrd vähe, et siit ei saa täpselt tulemust. Ja need 3 aasa võimaldavad rakendada lisaks selle vedru konstandi seadustele ka kangi reeglit. Ehk siis see keskmine aas siin on asetatud hingest 44 sentimeetri kaugusele. See ei ole otseselt tähtis, kuid oluline on, et kõige kaugem aas on sellest 2 korda kaugemal, ehk siis 88 sentimeetrit ning see lähem aas on 2 korda lähemal hingele ehk 22 sentimeetrit. Ja seega on võimalik rakendada kangi reeglit. 5 kilogrammi selle keskmise aasa peal peaks andma meile sama tulemuse, mis 2,5 kilogrammi kõige kaugemal aasal, sest õlg korda jõud peab ju andma alati sama väärtuse. Kuid samas selle kõige sisemise aasa peale saaks panna 10 kilogrammi selleks, et vedru veniks sama palju välja. Ja seetõttu on meil võimalik kaaluda küllaltki laia vahemikuga masse. Kalibreerime nüüd kaalu ära. Asetan selle 5-kilose vihi kõigepealt siia keskmise aasa otsa. Ning võtan kaalud tugemi. Kaal näitab 525 millimeetrit.
see on nüüd siis keskmine aas ning pikkus 5 kilogrammi korral on 525 millimeetrit. Kuid, nagu enne mainisin, siis alati tuleb lahutada see nullnivoo. Ehk siis kauguse muut 5 kilogrammi puhul delta L on 327 millimeetrit. Ja siit saame arvutada välja, et 1 kilogrammi kohta vajus see kaal 5 korda vähem, ehk siis 65,4 millimeetrit. Ja rohkem tegelikult siin mõõtmisi võtta vaja ei olegi, sest kui see sama kaaluviht asetada järgmise astme peale, peaks see vajuma täpselt 2 korda rohkem ning asetada see viht esimese aasa külge, siis peaks see seier jääma siia keskele. Kontrolli mõõtmiseks saamegi teha näiteks selle, et asetame 5 kilogrammise vihi siia kõige esimese aasa peale. Vaatame lugeme ära. Kaalunäit on 362 millimeetrit. Lahutame sellest algnivoo 198 millimeetrit, saame kaalu muuduks 164 millimeetrit. Nüüd jagame selle läbi leitud koefitsiendiga 65,4 millimeetrit. Saame vastuseks 2,507. Ehk siis justkui peaks olema 2,5 kilo selle kaalumass. Kuid enne rääkisin kangi reeglist. Kuna kangi reegli järgi on esimesele aasale asetatud raskusel vedru venitamine 2 korda väiksem kui siin teises astmes, kus me algse mõõtmise tegime, tuleb see tulemus korrutada 2-ga. Saame 5,01 kilogrammi. Ehk siis katse on väga hästi korratav. Kaal on nüüd kalibreeritud. Kuid enne, kui võistlema asume, tuleb reeglite järgi see 5 kilogrammine kaaluviht ära anda. Ning asemele saime akutrelli, mida kaaluda. Nüüd tuleb leida, millise aasa külge tasub see akutrell panna selleks, et me saaksime võimalikult suure liikumise. Proovime kõigepealt keskmist aasa. Kaaluseier liikus küllaltki vähe. Tõepoolest, see akutrell tundub ka käes palju kergem kui 5-kilone kaaluviht. Seega kasutame seda viimast aasa, mis on ühtlasi ka kõige tundlikum. Akutrell näitab tulemuseks 356 millimeetrit. Lahutame sellest nüüd algselt leitud nullliikme. Ehk siis delta L akutrelli korral on 158 millimeetrit. Nüüd selleks, et leida mass, ehk siis MA akutrelli mass, tuleb meil jagada just leitud delta LA selle 1 kilogrammise konstandiga, ehk siis delta L 1 kilogrammi kohta. Ning kuna see on viimases astmes, mis on 2 korda tundlikum kui meie esialgu kalibreeritud aste, tuleb see veel omakorda jagada 2-ga, ehk siis selle alumise osa korrutame 2-ga. Ja kui selle tehte ära teeme, saame vastuseks 1,208 kilogrammi. Ja see on ka vastus, mille me esitame. Kuid proovime nüüd järgi, kas see vastus kõige on. Erinevalt võistlejatest on meil võimalus kasutada kontrollkaalu ja vastus kohe üle kontrollida. Asetan trelli siia kaalule ning saame tulemuseks 1,221 kilogrammi, ehk siis kõigest 13 grammi enam kui see, mille me välja mõõtsime. Päris hea. See trell siin on veidi raskem kui see, mida võistluses kasutati, sest tegemist on natuke teistsuguse mudeliga, kuid kaalu katsetamiseks sobib see siiski. Ja täpselt nii lihtne ongi ise kaalu ehitada.